2013 sai Jatskar endale uue logo. Linnukene, kes rõõmsalt oli hulk aastaid kevade tulekut kuulutanud, kadus nüüd kuhugi kaugusse, silmapiiri taha. Kuulajad võtsid ajutise, kuid uue festivalirajatise merepaviljoni hästi omaks ning seal tundus ka muusika kuidagi värskem ja paeluvam. Häid kontsert oli palju, kuid kõige sügavama jälje jättis seekord küps vanameister Charles Lloyd. Jatskar 2013. Toimumisaeg 19 kuni 27 aprill. 32 kontserti Tallinnas pluss 22 väljaspool Tallinna. Tallinnas toimuvad kontserdid 10 esinemispaigas. Esineb 35 koosseisu, 118 muusikut 14 riigist. Kuulajaid oli 17 000. Äripäev käis jälle enne festivali Anne Ermi jutul. Festivali ajal kaunistab džäss kogu Tallinna linnapilti ning erinevaid ansambleid võib kohata üllatavates paikades. Usun, et Jatskar toob ka sel aastal tõelise kevade südametesse ja meie õuele, ütleb Anne Erm. Tuli meile see meie logo, meie linnukene kaotati ära. Millest oli mul kahju nagu, aga jah. Maaleht soovitab. Jazz kuulutab rõõmsat kevadet. Jatskare kontserdid toimuvad üle Eesti, Narvast Saaremaani ja Viljandist Vihulani. See võib olla teie senise elu parim kontserdielamus. See, mis vanalinnas need kontserdid olid, siin olid nagu luuletajad kaasatud siis vanalinna hoovides ja kus nad seal esinesid. Kõige populaarsem oli Paksu Margareta katusel Jaan Pehk. Ilmselt kohast ilmselt olenes ka. Ja siis see kollaaži tribuut oli siin. Tasuta kontserdid ikka need toonud rahvast ja need. Ja mis lastele oli ka nagu 2 kontserti, ühte tegid need Aimla ja Ahven, bändi nimi Kirsiõied ja seal oli see, et mingi 50 seda afrotrummi tõid, mille peale nad said ronida ja siis madistada nendel see talking drums või nende peal nad seal istusid ja madistasid, aga huvitaval kombel, et rahvast nagu nendele kontsertidele tuli ja teine oli siis oma tsirkus. Tegid natukene tsirkust, seal oli muusikaga taga ja siis need lapsed said jälle pärast seal hüpata ja karata, et vähemalt on koht, et kust nagu välja tulla. Siis on Gregori Porter, mida sai siin ka tututatud, et 2 Grammy nominatsiooni on niuke pop jazz ja väga nagu meeldib väga laiale publikule. Nii et siin oli kõige rohkem rahvast. Skyline Is there any valley green Gregori Porteri laul lummas Postimeest. Jatskarel toimunud kontsert kinnitas, et Porterit ei ülistata asjata. Etteast oli pikk, vaheldusrikas ja järjepidevalt kõige kõrgemal tasemel. Vokaaljassi kuuleb Jatskarel alatihti, kuid sellise kvaliteediga lauljaid hoopis harvem. Ja siis väga palju oli ka see Naturally 7, mida ma ei pidanud isegi esialgu üldse võtma, sest ta oli nagu käinud seda publieed siin soojendamas Saku hallis. Aga kuna ma visat punnisin vastu, et ma ei taha neid, siis ma ei või seda teistele öelda, aga ma sain need nagu odavamalt kui Läti, Leedu ja mingi niuke asi oli.
ja siin oli hästi palju rahvast ja nad sobisid suurepäraselt klubi lavale, et nad tõesti tegid seda sorti muusikat, mõtled, et vokaalbänd ja kuidas, aga suurepäraselt sobisid. Eesti Päevaleht läks endast välja, Naturally, 7. Juba esimesest loost ajasid nad auditooriumi positiivses mõttes endast välja. Rahva tantsima, kaasa laulma ja hüppama pannud punt ekspluateeris oma menu mõnuga. Pooletunniseks avantüüriks kujunenud lisalugu põrgatas head energiat lava ja saali vahel päris kontserdi lõpuni välja. Aga hästi palju oli meil siis nii-öelda noori esineid, kes tõid uut ja noort publikut. Ja huvitaval kombel oli see minimalistlik Nils Frahm oli peaaegu et täis ennist, jah. Ja sellega oli see lugu, et ta palus nagu kütte välja lülitada ja see oli üks väga külm päev. Esimesi päevi olid külm ja mingi tuul loperdas seal katusel veel. Ja siis, kuna tal olid sellised vaiksed momendid seal mängus, siis, aga nojah, siis ennem lõppu keegi omast tarkusest jälle lülitas selle sisse, siis ta palus selle jälle välja lülitada. Aga seal ees nagu mängisid Taavi Kirikmäe ja Champaar, et see oli ka nagu väga hea üllatus, et kõigile nagu väga meeldis see siukene energialaks anti nagu ennem ära ja siis tuli see Frahm tegi oma minimalistlikku asja. See Hildegard Lernt Fliegen, et see oli natukene crazy ja natukene kabaree ja väga tore oli tegelikult. Mitmekesine, Jürgen Rooste tegi selle peale luuletuse, et seda vaatamas käis. No, alati nagu võiks ju olla natukene rohkem nendel põnevatel projektidel. Aga Hiroomil oli täis maja, Hildegardil muidugi ei olnud, kellaaeg on ka nagu varane kell 6. Üks, kes sellest kontserdist pöördesse läks, oli saksofonimängija Siim Aimla. See Hildegard Lernt Fliegen, see oli vappustavalt lahe bänd. See oli lihtsalt, ma isegi mõtlesime tütriga, et peaks vaatama, et kus neil mujal maailmas kontsert on ja spetsiaalselt lendama kuskile nende kontserdile. See tundus ikkagi pööraselt vahva, ka väikese huumoriga, aga meeldikult professionaalselt tehtud. Kõige kehvemini läks nagu Ultima Thule klubikana. See Sarah McFarlane oli lihtsalt nagu noor tore laulja, kes ei maksnud palju, et sai palju külalisi kutsuda, aga samas noos oli see Emleri trio nagu meeldis, oli palju rahvast ka, kõik nood olid puupüsti täis, seekord ma ei tea, mis seal siis oli. Emler, Kruglov-Soer kvartett, Bayer Valtsich sealt Austriast, Balkan Strings oli palju kontserti ja Tiit Kikas tegi selle Luxemburgi tšellistiga, see on laudale. What? Jätskare pärisosaks oli saanud maailmamuusikat ja eksootikat kandvad artistid. Üks niisuguseid oli 2013. aastal Merepaviljonis esinenud noor Portugali laulja Claudia Aurora. Mõnele meeldis need see Claudia Aurora, mis oli ka noor, mis ei olnud nii tugev Fada kui Ana Mora, aga ei olnud hullu, et tase oli ikkagi üldiselt oli ikka hea. Hello Tallinn, my name is Claudia Aurora. And we are going to be playing some fado tonight.
and we're going to be playing a set of traditional and my original fado songs. Fado laulja Portugalist, Claudia Aurora, tutvustas ennast. Tema esitab nii traditsioonilist repertuaari kui ka oma lugusid. Aurora rääkis, et teismelisena oli ta rockifänn ja seejärel kiindus Brasiilia rütmidesse. Fado tuli tema ellu hiljem ja täiesti ilma väliste mõjudeta, ehkki neiu isa oli kunagi olnud fado laulja. But in Portugal, fado is present everywhere. So I always knew fado. My father was a fado singer, my grandmother was a fado singer. So there is fado, but fado on niisugune muusika, mille mõistmine tuleb kogemuste ja küpsusega. Teismelisena sa seda veel ei taha. Aga Portugalis on fado kõikjal, sellest ei pääse, räägib Claudia Aurora. Tema ei pea ennast traditsionalistiks. And I play the traditional songs the way I perceive them and with my interpretation. And it has to be called fado, but it's like a new style of fado, fado novo. Aurora ütleb, et see, mida tema laulud esindavad, on fado novo. Mulle tundus, et kui vahel on vaja mingit metsikut energialaengut, näiteks muusikas selleks, et inimene, kes iseendaga parasjagu päris rahujalal ei ole, saaks enda maha laetud või rahunetud, siis selle sama efekti annab teinekord väga-väga vaikne muusika. Väga-väga vaikne muusika võib taltsutada inimese looma sisemust sama hästi nagu kõige pöörasem energialaeng. Vähemasti vahel toimub see niimoodi. Mina võin öelda, et minu meelest käis see täpselt nii tollel kevadel. Kinoseanss Päevalehe ja Itaalia muusikutega. Sel ajal, kui väljas mürgeldasid kevadised tuuleiilid, laskis Jatskaare merepaviljonis itaallaste kvartett kuuldavale sulneid meloodiaid, nende selja taga filmilinal veiklemas liikuvad pildid, mis üheskoos viisid kuulaja vaataja ristlema pikki Itaalia rannikut kulgevaid mägiteid. Selle järel tuli see filmiprojekt, see Fabrizio Bozzo. See oli iseenesest üsna lahe. Hello, my name is Fabrizio Bozzo. I'm a trumpet player and I play tonight with my quartet, Fabrizio Bozzo Quartet. And we play on the movie, and so we play the music of the movie, but with too much improvised. Trompetist Fabrizio Bozzo mängis koos oma kvartettiga laval muusikat vanale filmile. Aga seal olevat ka päris kõvasti improvisatsiooni, tõotas itaallane. I think that it's very interesting because it's a beautiful movie, old movie that every people know, this movie in the world, and it's a good experience for me and for the musician. Maailmas tuntud film, inimesed seda teavad ning selle taustal muusika mängimine on ju tore. See on tore kogemus kõigile muusikutele, kes osalevad. Nii räägib trompetist. And it's the first time for me in Estonia, so I'm very, very happy. It's a big occasion for me. Seal kohtas seesamal eelmisel kevadel ka näiteks muusika ja filmi kokkupanekut sellisel moel, mis algul nagu ei tõotanudki teab mida, aga teostuses oli väga vahva ja võluv. Fabrizio Bozzo kvartett Itaaliast mängis taustaks filmile, mis inglise keeles kannab pealkirja The Easy Life aastast 1962. See oli selline mustvalge autosõidu lugu, noored ja kaunid inimesed ja vahepeal mängis jazzmuusika. Ja oli hea. Ei oleks nagu arvanudki esimese hooga, et mis nüüd selle ekraani kõrval mängimine ikka saab nii väga olla. Aga see oli nüüd üks asi, mis oli läbimõeldud, korralikult struktureeritud, sest seal oli, kuidas öelda, filmiekraani ja muusikute ansambli vahel omamoodi selline vähemalt ühepoolselt aktiivne koostöö. Sest see, kuidas ja mis koha peal filmile juurde ja vahele mängiti ja võeti kahtlemata neid filmis kõlanud muusikateemasid, mida edasi arendati. See oli väga orgaaniline tervik kuidagi. Ja enamusele inimestele kuidagi see mõikas. Kas mitte Villu Veski on see kommenteeri Eesti muusikute seast pärast seda kontserti, kes rääkis klassikalise džässi
või tähendab igal juhul sellise džässi, mis on äratuntav džässina ka nendele, kes tingimata džässi väga palju ei kuulagi, selle elujõulisusest ja sellest peituvast laengust, mis on siiamaani tuntav. Et ei ole midagi nii, et džäss, kas ta siis lõhnab imelikult või et ta siis ei olegi nagu džäss. Ta on selline džäss ka, mis on täiesti džäss ja ongi hea. Jah. Noorpianist, teine noorpianist oli siis Hiromi, kelle kohta mõni võib arvata, et mängib mingeid stampkäike, aga tal on ikka tehnika taga küll. Ja eks ta ikka mõtleb ka, ega päris nii ei ole, et ta seal ainult ludistab, aga seda energiat pritsis küll igasse kanti. Ja oli seal siin samas järves ja tagasihoidlik nunnukene, aga see power oli väga vägev, nii et ma saan aru, et see ikkagi väga meeldis rahvale. Hello, I'm Hiromi. I'm here with Hiromi, the trio project, featuring Anthony Jackson on contrabass guitar and Simon Phillips on drums. Hiromi trio projektis mängivad lisaks pianistile ka bassist Anthony Jackson ja trummar Simon Phillips. Mängitakse pianisti enda lugusid. It's mainly my original songs and mainly the songs from my latest album, Move, and something energetic. Energilised, ütleb Hiromi oma palade kohta. Koos temaga tiirutas Jatskare lava ümber hulk inimesi, kellel olid seljas Yamaha sildiga jakid. Hiromi oli selle firma esindusartist. Ta ütles, et on Yamahaga ja nende pillide sooja kõlaga üles kasvanud. Well, I'm from same hometown, first of all, and I grew up playing Yamaha all my life, and I feel very home, the actions, and also I love the tone. It has really bright, clear sound and also warmth. I'm just so used to the action as well because I've been playing the instrument all my life. Hiromi on pärit samast linnast kui Yamaha. Selge ja särav kõla, samal ajal soe. Ta on Yamaha pillidega lihtsalt harjunud, nii ta kinnitab. See oli üks seesugune kontsert, mis arvajad ja kuulajad jaotas kahte lehte, aga mitte niimoodi, et keskelt, vaid et ühele poole, mis ei ongi nagu pool, mis oli nagu valdav ja häälekas enamus. Ja nende hulgas just nimelt ka paljud muusikud, kelle arvates midagi ägedamat nad polnud tükk aega kuulnud, midagi nii võrratut, nii pööraselt head. Ei olnud ammu ette tulnud, ammugi Jatskaarel. Ja siis sinna teisele poole, sinna teise lehte, sinna väikse servakse peale. Jäi see väike vähemus, kelle arvates oli see lihtsalt üks pompöösne tehniline tulevärk ja sisu polnud nagu väga vallagi. Ja nii oligi. Sellel vähemusel, nagu ma võisin kõrvalt vaadates tõdeda, oli väga vähe edu oma tagasihoidliku seisukoha tutvustamisel või isegi arutamisel selle hääleka enamusega. Häälekas enamus ja selle esindajad said väga tigedaks nende peale, kes julgesid natukenegi poetada mingi sellise mõttekese sinna poolegi, et võib-olla see ei olnud nagu kõige ägedam asi pärast ratta leiutamist. Ja muidugi kahju, et see portaal juba on see, et seal oli eriti vähe rahvast. Ma pakun mingi 250 või 300. Nii oligi, et hea kontsert, suurepärased esinejad, kuid palju abstraktset mõtteragistamist ja vähe meelelahutuslikkust. Huvitava võrrandi vastus oligi vähe kuulajaid. Oui, bonjour, je suis Michel Portal, donc musicien français, jouant un peu de la polyvalence toute ma vie, c'est-à-dire un peu de jazz, un peu de classique. J'ai toujours mélangé les musiques. Vanameister Michel Portal tutvustas ennast mehena, kes tegutseb agarasti ka väljaspool jazzmuusika piire. Dobar dan, ja sam Bojan Zufikar Pašić, rođen u Beogradu, u Jugoslaviji. Sada je to Srbija i živim u Francuskoj već koliko? 25 godina. I vrlo mi je drago da sam tu u Estoniji, u Tallinnu. Klavpillimängija Bojan Zufikar Pašić on serblane, kuid ta tegutseb Prantsusmaal.
Bojan pakub välja ka lühikese selgituse duo koostööpõhimõtetele ning üldistades võib öelda, et midagi sarnast kehtib musitseerimise puhul ka üldse. I think it's the music improvised or composed goes through the ears and most of the time goes to the heart, and that's where the common point between Michel and me is that we react to the music mostly by ears. Now, of course it can be written, but the point that is important, and for Michel and for myself, is when it enters the head to go to the heart. And that's the common point. That's where we meet together. Igasugune muusika, on see muusika siis improviseeritud või komponeeritud, käib läbi kõrvadest. Ning enamasti suundub ta sealt edasi ka südamesse. Ühispunkt muusikute vahel ongi see, kui nad reageerivad kõrva kaudu kuuldud muusikale ja mängivad sellele vastavalt. Aga kohtumispunkt pea kaudu filtreeritud muusikale on ikkagi alati südames. Nii kinnitab Bojan see. Ja veel üks oluline mõttetera on Bojanil lisada. I don't think that it's monologue, the thing that is very important. We listen to each other all the time, and whatever he plays, I think it's mostly the dialogue and trialogue with the public, and other things. So that's very important. Ei ole nii, et saleerimine on monoloog. Ja kui muusikud, need kaks laval suhtlevad, et siis on dialoog. Pigem on toimuv Bojan see arvates trialoog, sest alati on muusikasse kaasatud ka kuulajad. See pole ju veel armastus, kui kahe jaoks on kõik nii uus. Kord tasane, kord kärsitu ja sõnu tulvil vaikib suu. Hedvig Hansson on sel Jatskarel taas plaadi esituskontserdidega. Kui plaadi pealkirja uskuda, on tegemist erakordsega. Kui plaat on armastuslauludest ja pealkirjaks Esmahetked, siis see on ju eriliste hetkede bukett. Tema kontsert Mere paviljonis oli mõistagi menukas. Kaasa elasid tundelisel kombel nii mehed kui naised, ja kuigi Hedvig poetas laulude vahele selgitavaid lauseid ka kontserdi ajal, on nii mõndagi kõrva taha panemist väärset ka selles intervjuus, mille ta andis enne lavale tulemist. Minu jaoks on ikkagi primaarne muusika ise. Jah, võib-olla mõni nüüd pettub, kui ma ütlen, et sõnad on minu jaoks teisejärgulised, tähtsad väga, et need oleks mugav laulda esiteks ja teiseks, et nad omaksid ka sügavamat tähendust kui lihtsalt, et nad on riimis. Aga ikkagi minu jaoks on kõige tähtsam see muusika kõla. Ja ma arvan, et võt selle plaadiga ma olen saavutanud nüüd sellise kõla, nagu mulle tegelikult kõige rohkem meeldib. Siin me oleme Ja küsimus oli, kas Hedvig ise tunnistab selle plaadi ja nende kontserdide puhul endas kui muusikus mingeid muutusi? Kindlasti on toimunud, eks seda on kindlasti kuulda ka eelkõige hääles. Ma arvan, et on ikkagi, ma usun, et on ikkagi sügavast tulnud juurde, et see ju oleks nagu justkui loomulik, et kui sa vananed, et siis sinusse võiks ideaalis tulla ka sügavamaid toone sisse. Tollal pooleli oleva turnee ühel kontserdil oli Hedvig Hansson kogenud ka üht haruldast esmahetke. Nad olid mänginud Viljandi pärimusmuusika aidas. Peale kontserti just läksime lavalt ära ja mõtlesin, võt nüüd võiks ära surra. Et tundub, et nii täiuslik hetk just selle helimaailma mõtles, et kuhu edasi, nagu, et kui sa tunned, et võt see on tegelikult see, mida ma olen kogu aeg tahtnud. Et võt praegu ei tea, kuhu edasi, aga nähtavasti elu annab järsku mingisugune teise suuna või siis süvendab seda sama suunda.
võtame, et Jazz Lloyd 70 pakuti, muidu ta oleks tulnud nagu Jatskar 25. Kuigi me eelmisel korral ütlesime, et üks manager, kes kirjutas, et ta on nüüd viimaseid kordi, eks tegelikult on ta ikka heas vormis ja mängib ikka igal pool, et uskumatu, et kuskilt ta sealt taevast seda energiat saab. Et jah, ega ordenit ei õnnestunud välja võluda, et see sai Tallinna linna teenete märgid ja võib-olla ta ootas ka midagi rohkemat, aga... Greetings, this is Charles Lloyd speaking. I'm a music maker in this lifetime, and it's a music of freedom and wonder. And so all my life, music is the only thing that made sense to me. Muusik on ainus, millel Charles Lloydi elus on olnud mõtet, ütleb vanameister oma 4. Tallinna kontserdi eel. Ja see on vabaduse muusika ja imeline ühtaegu. Ning ta tahab muuta maailma, milles me elame, tahtvad seda muuta muusika iluga. My idea is simply to change the world with the beauty of music. I'm a dreamer. My dreams are much bigger than my memories. I'm always seeking to make a sound that will change the molecules. And what happens for me when I play is that I become found in the music. And so it's like my mission, it's my gift, it's my blessing that I'm a music maker. Charles Lloyd möönab, et ta on ettepoole vaatav unistaja, kelle unistused on alati olnud suuremad kui mälestused. Tema otsib niisugust heli, mis muudaks molekule, mateeriat. See on tema missioon, tema õnne, tema õnnistus, et ta on muusikamees. It's a mystery and it's the mysticism of sound that informs us, and I hope to touch your hearts and minds and souls on this visit. See, mida kuulsite, oli pöördumine kuulaja poole. Selgitus, et helimüsteeriumid kannustavad muusikuid. Ja Lloyd lisab, et ta loodab muusikaga puudutada kuulajate südameid, meeli ja hingi, ning ta mängiski sel korral Nokia kontserdimajas erakordselt ilusti. Mitte üksi muidugi ei mänginud, vaid koos endast põlvkonna võrra nooremate muusikutega. Ja ta ka rääkis ilusasti muusikast ja enda teest muusikas. Sel korral ei olnud see tema kujutlusis mina asi, vaid meie tegu. We're all spirits on a human journey, and the musicians who come to play with me, they usually want to be here. And then we go forward on this carpet that's magic. And when you believe in higher principles, it's like simple living and high thinking. We have this ability to not put our egos in front of the music. The music, we're at the service of the music, and the music is sacred. Me oleme hinged sellel inimlikul rännakul, rääkis Charles Lloyd. Ja muusikud, kes tulevad mängima koos minuga, tavaliselt tahavad sellises punktis olla. Ja siis läheme meie edasi sellel võluvaibal. Ja kui sa usud kõrgematesse põhimõtetesse, on see nagu lihtne elamine ja kõrge lennuga mõtlemine. Me ei aseta oma egot muusikast ettepoole. Me oleme muusikateenistuses. Ja muusika on püha. Nii rääkis Charles Lloyd. Lloydi New Quartet oli seekord uus kvartett oli ansambli nimeks, Jason Moran klaveril ja veel Ruben Rogers ja Gregory Hutchinson selles grupis koos Charles Lloydiga, kes on teadagi saksofonist, aga kes oli ka meil väikest viisi kõnepidaja mees sellel kontserdil. Ta rääkis meile selliseid süvenenud filosoofilise koega tekste lavalt muusika keskele ja muidugi mängis saksofoni, nii et lõst kuulata. Meenutades neid värskeid asju, meie saime pärast kontserdi kätte mikrofoni taha üles meie paremaid saksofoniste Raivo Tahvenau, kes peaaegu hingetuks enda jooksis mööda neid treppe üles oma muljeid jagama. Mulle tundub küll, et kellega ei rääkinud pärast toda kontserti tol festivalil. Selle kontserdi publikule vist jättis küll see esinemine kõigile eranditult hea mulje. Nad alustasid ju tegelikult kahekesi ainult koos Moraniga klaveril. Seal oli paar väga
väga ilusat pop-klassika töötust. Ja siis tuli bändi juurde ja ma ei tea, see oli nagu niivõrd orgaaniliselt üles ehitatud või ehitatud tundub isegi nagu liiga kunstlik ja karm sõna praegu. See asi kuidagi kasvas. Lihtsalt kasvas ja laienes ja võttis ruumi ja justkui nagu mägist viis järjest erinevaid kujusid heliliselt. Sirp, Charles Lloyd kergitas latti. Harukordne kontsert, mille puhul sõnad kahanevad muusika eest tühiseks. Charles Lloydi etteaste varjutas mitmete möödunud aastate jatskaarte kõrghetki ning võimalik, et ta seadis lati isegi sedavõrd kõrgele, et lähiaastatel festival nii elamuslikule sündmusele konkurenti ei leia. See lõpukontsert jäi nagu nõrgaks, kuigi Tallinn Teo iseenesest on päris hea, aga kui see Sander Mälder ja Feie ja Kits, et tegelikult võrreldes selle Naturally Seveni ja Tvelega oli nagu nõrk, aga jah. Ei saagi kõiki kalli esineid nagu panna, et võib-olla kõiki asju ikkagi liiga palju, aga mis teha. Eesti Päevaleht kirjutab Jatskaare tasakaalust. Jatskaar on leidnud uue tasakaalu. Sellel kevadel Jatskaar pakkus mõnusaid elamusi nii tõsiusksetele džässi austajatele kui ka tolles laiaulatuslikus žanris alles esimesi samme astuvatele kuulajatele. Aasta 2013. Kuulsite 24. saadet sarjast Jatskaar 25.